Venemaal jäetakse massiliselt ära 9. mai võidupühaparaadid, süüdistades Ukrainat ulatuslike rünnakute ettevalmistamises. Samaaegselt ähvardab Putini režiim juba teist korda sel nädalal rünnata Kiievi keskust, kui võidupüha puhul vaherahu ei saavutata. Eelmisel päeval saatis Venemaa välisministeerium isegi diplomaatilistele missioonidele ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatele Ukrainas noodi ähvardustega ning kutsus üles inimesi kiiresti Kiievist evakueerima. Kuid, nagu selgus, provotseerib Vladimir Putin teadlikult Ukrainat 9. mail Moskvat ründama. Sest see oleks suurepärane ettekääne uueks mobilisatsiooniks, repressioonide tugevdamiseks ja Ukraina süüdistamiseks NSV Liidus. Ei ole välistatud ka edasine eskalatsioon kuni valmisoleku demonstreerimiseni kasutada taktikalist tuumarelva. Kui Kreml tõesti sooviks vaherahu, siis Venemaa ei pommitaks praegu Ukraina linnu edasi. Vladimir Putin ei saa ju mitte mõista, et selliste rünnakutega annata ise Kiievile vabad käed enne 9. maid. Aga võib-olla just seda ta mõtlebki ja nüüd vaatamegi seda versiooni lähemalt. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse all olevate linkide või rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Või QR-koodi abil teie ekraanidel või YouTube'i platvormil sponsorluse kaudu. Loodan, et see saade on teile huvitav ja kasulik. Saate lõpus palun teil toetada meie YouTube'i kanali tööd oma annetustega. Alustan siis viimastest uudistest. Mitmes Venemaa piirkonnas teatati võidupüha paraadide täielikust tühistamisest 9. mail ning täiendavate piirangute kehtestamisest pidustustele. Avaldatud Astra projekti andmetel on vähemalt 15 Venemaa Föderatsiooni piirkonnas täielikult loobutud paraadide korraldamisest. Paradov 9. maja. Jutt käib Belgorodi, Voroneži, Kurski, Brjanski, Rostovi, Saratovi, Rjazani, Kaluga, Orjoli, Pihkva, Novgorodi, Nižni Novgorodi ja Leningradi oblastitest, samuti Krasnodari kraist ja Tšuvašast. Venemaa Föderatsiooni pealinnas toimub sel aastal paraad ilma sõjatehnikata ning see juhtub esimest korda alates 2007. aastast. Ka Sankt-Peterburis loobuti demonstratsioonist. Ka okupeeritud Ukraina aladel loobuti igasugustest sõjaväeparaadidest. Mitmes Venemaa piirkonnas kehtestati lisapiirangud, sealhulgas ilutulestike ärajätmine ja internetiühenduse katkestused ürituste toimumise päevadel. Asi läks nii kaugele, et isegi nende aktsioon Surematu polk tühistati täielikult ja viidi veebi. Ja just selline demonstratiivne paanika tekitab palju küsimusi. Sest objektiivselt võttes oleksid Ukraina droonid võinud rünnata võiduparaadi ka eelmisel aastal, aga siis paraade millegipärast ei tühistatud, nagu ka üle-eelmisel aastal. Aga sel aastal toimuvad järsku massilised paraadide tühistamised Ukraina ohu ettekäändel. Asi on jõudnud sinnamaani, et Putini režiim ähvardab juba teist korda nädala jooksul anda lööke Kiievi kesklinnale, kui võidupüha puhul vaherahu ei tule. Eelmisel päeval esines see igavesti purjus naine. Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi pressiesindaja Maška Zaharova teatas, et Venemaa välisministeerium saatis diplomaatilistele missioonidele ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatele noodi ähvardustega. Moskva nõudis, et teiste riikide diplomaadid suhtuksid tõsiselt Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi teatesse, milles ähvardatakse anda massiivne raketilöök Kiievi keskusele, kui Moskvat rünnatakse vaherahu ajal, 8. ja 9. Samuti kutsus Venemaa välisministeerium üles tagama diplomaatiliste ja teiste esinduste töötajate aegsast evakueerimist Kiievi linnast. Venemaa Föderatsiooni välisministeerium kinnitas, et vastulöök võib olla suunatud ka otsuste tegemise keskustele. Me kuuleme kogu täiemahulise sõja jooksul seda juttu otsustuskeskustest. Tahan kohe märkida, et venelased ei saa kunagi anda vastulööki. Siin tuleb kasutada loogikat ja põhjus-tagajärg seoseid. Sõja alustas pesemata metsistunud Venemaa. Seega on tema agressor
ja vastulööki saab anda ainult Ukraina. Kõik, mida Venemaa teeb, on puhas agressioon. Absoluutselt kõik rünnakud on agressioon ja Ukraina vastab neile. Venemaa ei saa anda vastulööki. Kordan veel kord, põhjuslikud seosed. Eraldi veel see alkohoolik purjus. Maška Zaharova kurtis, et kui Ukraina president Volodymyr Zelenski vihjas Ukraina droonide osalemisele Moskva võidupüha paraadil, siis keegi Euroopa poliitilise kogukonna tippkohtumisel ei pannud teda paika. Samuti lisas purjus Zaharova küüniliselt, et Venemaa väidetavalt ei tegutse agressorina, vaid ainult kaitseb end. No loomulikult. Nagu alati, nemad ei ründa kunagi, nad lihtsalt kaitsevad end. Ja selle kohta Poola väljaanne Rzeczpospolita avaldas materjali, kus öeldakse otse, et Vladimir Putin lausa provotseerib lööki Moskvale või valmistab seda ise ette. Ja ta teeb seda täiesti teadlikult. Järgneb tsitaat väljaandest Rzeczpospolita. Euroopal oli väike võimalus mitmepäevaseks vaherahuks esimest korda 5 järjestikuse aasta jooksul, mil Venemaa peab Ukraina vastu ulatuslikku sõda. Kui Kreml kuulutas välja ühepoolse relvarahu, mis pidi jõustuma 8. ja 9. mail Vladimir Putini propagandistliku võiduparaadi ajal, mängis Ukraina Kremli osavalt üle, pakkudes välja omaenda relvarahu, mis pidi algama ööl vastu 6. mai ja kestma määramata aja. Nii õnnestus Ukrainal taaskord paljastada Vladimir Putini tegelikud kavatsused selles sõjas. Õrn võimalus rahuks hävitati Venemaa õhurünnakutega Ukraina linnadele. Siinkohal märgin ka, et Ukraina siseministeeriumi andmetel hukkus Venemaa rünnakute tagajärjel 6. mai öösel 27 tsiviilisikut ja vähemalt 120 sai vigastada. Nii, Venemaa siis peabki vaherahu. Kohe pärast südaööd rikkusid venelased relvarahu režiimi, tulistades terve öö Ukraina linnu rakettide ja droonidega. Ja nüüd mõtleme siin natuke selle üle. Terve mõistus ütleb, et Vladimir Putin peaks olema huvitatud vähemalt ajutisest relvarahust. Vähemalt selleks, et anda Venemaa naftatööstusele ning neile kütuselao ja terminalidele, mis on hiljuti kuni Uuraliteni jõudnud Ukraina droonide rünnakutes tugevalt kannatada saanud, võimalus taastuda. Hingata, läbida rekonstrueerimine, remontida end ja nii edasi. Pealegi loogiliselt võttes ja terve mõistuse järgi on Vladimir Putinil kasulik vaherahu, et Ukraina selles kinni peaks. Et isegi tagasihoidlik 9. mai paraad toimuks kindlasti ilma üllatusteta. Terve mõistus ütleb, et Vladimir Putin oleks pidanud järgima seda relvarahu, mille Ukraina välja kuulutas, et Ukraina järgiks Venemaa poolt välja kuulutatud relvarahu. Aga mingil põhjusel otsustas Vladimir Putin vaherahu rikkuda, justkui tahtlikult provotseerides Ukrainat vastutegevusele. Ja siin esitab ajaleht Rzeczpospolita väga olulise küsimuse. Järgneb tsitaat. Võib-olla ei veena aegunud retoorika, mis on kõlanud juba üle 10 aasta halveneva majandusolukorra, tugevnevate repressioonide, tsensuuri ja internetikatkestuste tingimustes enam keskmist venelast. Ukraina vastase sõja vajalikkuses. Võib-olla vajab Kreml ettekäänet eskalatsiooniks. Putin ei saa eirata tõsiasja, et rünnates Ukraina linnu annab ta tegelikult Kiievi võimudele vabad käed, kes võivad just 9. mail valusalt vastata. Võib-olla just sellele loodabki Kremli diktaator. Aga miks? Asi on selles, et Vladimir Putin võiks kasutada Ukraina droonide rünnakuid paraadi ajal ettekäändena, et kontrollida oma lähikonna lojaalsust ja alustada uut sundmobilisatsioonilainet. Kremlile oleks see ka suurepärane võimalus süüdistada ukrainlasi külmutatud rahu läbirääkimistel lõplikus katkestamises USA vahendusel. Ja võib-olla isegi katsetada taktikalist tuumarelva. Veelgi enam, mõned päevad tagasi ähvardas Kreml Ukrainat massiivse löögiga Kiievi kesklinna pihta ja kutsus Ukraina pealinna elanikke linnast lahkuma. Kõik taandub sellele, et Vladimir Putin püüab kõiki hirmutada. Venemaalasi Venemaal, ukrainlasi Ukrainas ja eurooplasi.
sest tema üle juba naerdakse avalikult ja saadakse aru, et seda sõda ei võida ta enam kunagi. Kõik. Putini jaoks on selge, millega see sõda lõpeb. Seetõttu julgen ma lõpus oletada, et pärast 5 aastat ainult täiemahulise sõjafaasi Ukraina vastu loodab Putin ilmselgelt eskalatsioonile, et kuidagi ummikseisust välja tulla. Miks nii? Sest Putinil pole enam isegi kõige väiksemat ettekujutust, mida pärast sõda teha. Sest kui sõda lõpeb, tuleb Venemaal näiteks kas või natukenegi repressioone leevendada, tsensuuri vähendada. Sa ei saa enam õigustada interneti ja mobiilside väljalülitamist sellega, et see on justkui turvalisuse huvides, et Ukraina droonid ei ründaks. Aga kogu see tühistamine ja leevendamine oleks Vladimir Putini enda võimu jaoks väga riskantne. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite või teie ekraanil olevat QR-koodi. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Lisaks liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head.